Ja kui sa oled ka juba aiapidamisega algust teinud, siis sa tead juba, et taimed vajavad samamoodi toitu nagu meiegi. Ja selleks on vaja aeda endale väetist juurde tuua. Aga me saame aru ka, et kui sa näiteks oled aianduskeskuses selle pika väetise riiuli ees või näiteks kui sa sirvid väetiseid Hortikumi e-poes, see valik on nii lai ja seal on nii palju võimalusi erinevaid väetiseid endale soetada, selle otsuse tegemine võib olla ju päris keeruline. Aga ma usun, et selle video lõpuks on sul pilt juba natukene selgem ja sa saad teha enda aja jaoks parima valiku. On umbes 3-4 asja, mis kõige rohkem küsimusi tekitavad ja mille baasil sa võiksid selle otsuse teha, millist väetist oma taimedele osta. No kõigepealt on üldväetised ja siis on mingisugused spetsiifilisemad väetised vastavalt taimevajadustele. Siis on valikus erinevad mineraalväetised ja seal kõrval on orgaanilise ainega näiteks maheväetised. Ja siis on veel osad väetised, mis on pikatoimelised ja siis on kastmisväetised, mis on kiirtoimelised. Ja vahel on ka niimoodi, et mõned väetised on tahked siin pakendis ja mõned tulevad vedelana. Nii et me saame aru, et see otsuse tegemine on keeruline ja siin on natukene keeruline orienteeruda, aga kui me räägime igast asjast natukene lähemalt, siis ma usun, et see pilt saab juba päris selge. On mõned taimed, kelle vajadused on natukene spetsiifilisemad või lihtsalt on natukene tundlikumad ja tootjad saavad ka sellest koduaedniku murest hästi aru ja on sellistele taimedele nimelised väetised loonud. Ja sageli on ka nende pH ehk happesuse vajadus natukene teine, selline, et nad just selle happesuse juures oleks ka võimelised neid väetise toitaineid omastama, siis sageli on ka see sinna väetise sisse, see happesuse hoidja sisse pandud. Aga on väga palju taimi, kes lepivad ka üldväetistega ja need on ka tegelikult Hortikumi valikus ilusti olemas ja sel juhul tegelikult sul ongi vaja lihtsalt soetada aia üldväetis. Aga seal ka sa pead tähele panema seda, et on lämmastikurikkam üldväetis, mida võiks siis kasutada kevadel ja suve esimeses pooles, sellepärast et see on sellise lopsakuse ja taimede kasvu, aga sügisel võiks kasutada sügisväetist, mis on samuti üldväetis ja seal on siis juba see lämmastiku osakaal MPK vahekorras madalam, aga rohkem on fosforit ja kaaliumit, mis aitavad siis taimedel ilusti talveks ette valmistada. Spetsiifilisematest väetistest minul on siin tomati näitel mõned väetised välja valitud, mille najal ma siis saan rääkida ka, et millist väetist sa võiksid endale aeda valida. Aga eks tomatile on ka sellepärast eraldi nimelised väetised tehtud, et eks ta ole üks armastatavaid küügivilju meie koduaedades ja on loomulik, et me tahame, et ka koduaednikel oleks lihtne endale sobiva väetis üles leida. No kõigepealt sa ilmselt märkad ikkagi seda, et on olemas mineraalväetised ja siis on orgaanilised väetised, mis on sageli ka isegi mahesertifikaadiga. Taimede seisukohast, nemad omastavad ikkagi neid toitaineid ehk soolasi, mis on vees lahustuvad ja neil ei ole selles mõttes nagu otseselt eelistust, et kas see tuleb sealt mineraalväetise seest või kas see toitaine tuleb talle maheväetisest, mis on orgaanilist päritolu. Taimed ikkagi toituvad selliselt, et see sool peab olema vees lahustunud, et nad saaksid seda siis kas juurte või lehtede kaudu omastada. Aga eks mineraalväetistel on omad plussid ja orgaanilistel väetistel omad. No näiteks siin on mul Hortikumi 2 tomativäetist, üks on nendest pikatoimiline, teine on kastmisväetis ja nende mõlema suur pluss on see, et nende koostis on hästi ühtlane ja nende toitainete sisaldus on kontsentreeritum. Selles mõttes, mida sa seda pakendit loed ja kui sa seda annustamist taimele vaatad, siis sa võid tegelikult päris täpselt oma taimi väetada. Ja see on ka hea selles mõttes, et kui sa annad taimedele nii palju neid toitaineid, kui neil vaja on, siis ei leostu midagi ka keskkonda ja sellega sa hoiad ka tegelikult raha kokku, kui sa oskad oma taimedele õige mineraalväetise valida. Aga maheväetised ei ole toitainete poolest kuidagi kehvemad, kuigi nende MPK vahekorras sa näed, et seal on see sisaldus natukene väiksem. Samamoodi suudavad nemad ka sinu tomatitaimed ilusti ära toita. Orgaanilist päritolu väetiste pluss on see, et nemad ka toidavad sinu mulda. See, et kui nad annavad ka endast välja neid toitaineid nendele taimedele, samas nad tegelikult ka toidavad mulda, et sa annad juurde ka mullale orgaanilist ainet. Ja kui sa seda teed, siis pikas plaanis aastate jooksul sa tegelikult annad sinna
taimede mulda juurde orgaanikat, mis siis tegelikult parandab ka mulla struktuuri ja hoiab selle mulla elusana, sellepärast et igasugused mikroorganismid, kellel on ka meie mullas väga oluline roll, nemad vajavad seda enda eluks. Ja samas sa parandad sellega ka mulla struktuuri ja seda veerežiimi, et taimedel on ka selliseid põuasemaid perioode kergem üle elada ja mõningal juhul isegi, kui on tegemist kogemata ülekastmisega, siis ka see aitab tegelikult paremini taimel sellega toime tulla. Nii et ei ole niimoodi, et peaks ühte või teist eelistama. Nii orgaanilisel väetisel kui ka mineraalväetisel on omad plussid. Ja kui võin mõelda sellest, et mis võib koduaednikul juhtuda, et kui liiga agaralt väetada, et võib kogemata taimed üle väetada ja isegi taimed ära kõrvetada, nii lihtsalt kõnekeeles öeldakse, siis seda võib juhtuda kergemini siiski mineraalväetistega, kuna nemad on hästi kontsentreeritud. Aga orgaanilist päritolu väetistega on selline lugu, et tootjad on ta küll nagu eellagundanud. Selles mõttes, et kui sa seda kasutama hakkad, siis seal on juba ka nii hästi lagunenud orgaanilist materjali, kus taim saab need toitained kätte, et need on temale omastatavas vormis. Aga nemad on kindlasti oma mõjult sellised pehmemad ja leebemad. Orgaaniliste väetistega on selle võrra raskem oma taimedele üleväetamisega liiga teha, kuna suurem osa nendest hakkab alles lagunema siis, kui näiteks sa oled selle maheväetise kas mulda sisse seganud või siis sa oled selle vedelväetise kastmisväetisena andnud. Ja siis sa kindlasti märkad ka, et ta on pikatoimelised väetised ja need, mis on kastmisega antavad kiiretoimelised väetised. Ja tegelikult see annab meile olulise eelise kasutada neid väetiseid ka koos, kuna taime kasvu alguses on keeruline kogu toitainete varu ühe korraga kaasa anda, et sel juhul me lihtsalt põletaksime oma taimed ära. Sel juhul ongi tegelikult ka nutikas toimida selliselt, et kui istutada taimed istutuspotist nende kasvukohale, siis mulda sisse segab juba see pikatoimeline väetis, mis tegelikult võttes arvesse ka näiteks mulla enda toitainefooni, toidaks seda taime kuni saagini välja. Aga vahel juhtub niimoodi ja isegi meist sõltumatutel põhjustel on vaja taimedele anda toitaineid juurde. Ja kui taimed on oma kasvukohas ilusti arenemas ja nende juurekava on ka välja arenenud, siis tegelikult seal mulla sees sonkida uuesti ju ei tahaks, et seda pikatoimelist väetist juurde anda. Ja ta ei pruugi ka oma pikatoimelisuse pärast olla piisavalt tõhus, et kui taimed on juba nälga jäänud või neil on mingi ainepuudus, siis on ikkagi mõistlik seda kastmisväetisega anda, sellepärast et see toimib põhimõtteliselt kohe. Ja sellepärast ongi hea neid kõrvuti kasutada, et siis hooaja jooksul ka kastmisväetisena seda toitaine mahtu juurde anda. Ja tegelikult minul on ka siin see sama asi praegu toimumas, ainult et mina veel ei saa oma neid kõrgkasvulisi tomateid välja istutada. Ma olen päris kindel, et mul läheb mitu nädalat selleni aega, kuni temperatuurid on piisavalt soojad ja nad on natukene sellised välja veninud ja oma aedniku silmaga ma näen ka, et nad on juba natukene kullakaks muutumas, aga midagi hirmsat ei ole veel juhtunud. Aga selleks, et seda vältida, et taimed jääksid nälga ja et nad pärast mul kasvuhoonesse istutamisele jääks põdema, siis ma praegu juba alustan lisaväetamisega, sellepärast et see istutusmuld, millesse nad mul siin on potti pandud, no siin hakkab see toitaine varu juba otsa saama. Ja mul on siin see väike Elho kann ja ma olen juba valmis ka timminud, et ma tean, et selle vee koguse peale läheb mul üks väike mõõdulusika täis ilma kuhjata siia sisse ja see lahustub kohe. Ja kui sa teed pulbrist endale kastmisväetist, siis tee seda nii palju, kui sa tead, et sul korraga ära kulub. Et ära kindlasti varu valmis tee, sellepärast et aja jooksul hakkavad siit ka mõned toitained lenduma ja tema omadused muutuvad. Ja samas ei maksa teha valmis algusel suurema kastmiskoguse jaoks väiksemad kontsentreeritud kogust, sellepärast et seal võib tekkida küllastunud lahus. Ja sel juhul ka need soolad ei ole taimel enam nii hästi omastatavad, et võid täiesti julgelt panna selle vajaliku pulbrikoguse kohe kogu kastmisvee hulka ja siis muidugi natukene segada. Ja kui sa väetad ka, no see kehtib kõikide taimede puhul, siis kindlasti vaata, et see muld oleks juba niiske, et kuiva mullapalli ei maksa väetisega ehmatada. Aga rääkides pikatoimelisusest ja kiiretoimelisusest, et siin on mul 2 maheväetist, et üks tuleb sellise puruna graanulitena ja teine on vedelväetis, siis on küll nii, et see
kuiv väetis vajab natukene rohkem aega, et laguneda ja selles mõttes ka temal avaldub see pikatoimelisus, sellepärast et kõik toitained ei ole kohe taimele kättesaadavas vormis. Ja sama lugu on selle vedelväetisega, et seda Compobio vedelväetist tomatina ma tahaks natukene esile tõsta, sellepärast ta ongi vedel, et siia on igasuguseid häid asju erinevaid sisse pandud ja tootjal on olnud võimalik seda mikroorganismide abil juba rohkem ära lagundada selleks ajaks, kuni see sinule koju jõuab, et siin oleks rohkem neid toitaineid, soolasi, mis taimel on juba omastatavas vormis, aga samas siin on ka päris palju seda orgaanikat veel sees. Ja miks veel teda mainida on sellepärast, et temal on väga kõrge kaaliumisisaldus ja just tomatil on kõrgendatud kaaliumi vajadus siis, kui ta õitseb ja viljad hakkavad moodustuma ja vajavad seda jaksu selleks, et normaalseteks viljadeks kasvada, et oma suurust täis kasvada, et selleks on kaalium väga vajalik. Nii et selleks tegelikult on väga hea seda ka juurde anda. Nii et selles mõttes ei ole suurt erinevust, et kas väetis tuleb pakendis vedelal kujul või tahkel kujul, aga tahkel kujul ta lihtsalt on mõnes mõttes loogilisem, sellepärast et tema on ju mineraalset päritolu ja sellisena ta ka saadakse. Ja selles mõttes ei ole mõtet teda vedelikuks teha, sest et on ikka koht, et tuleb ka küllastunud lahus. Ja transportimisel on see kindlasti palju keskkonnasõbralikum, aga tema puhul on vajalik, et oleks vedel, sellepärast et sellisel juhul on ta rohkem ära töödeldud, et ta oleks aias rohkem kasutatav. Ma loodan, et see pilt on sulle natukene selgem, et kui sa näiteks oled parasjagu oma tomatitele väetist valimas, et siis sa tead, millist väetist endale valida, et sa võid väga julgelt kasutada neid kahte toodet koos ja neid kahte, aga kui sa oled juba natukene ka kogenum aednik, sa tunned oma aia mulda või sa tunned seda substraati, millest sa oled harjunud oma tomateid kasvatama, siis sa võid ka julgelt neid omavahel kombineerida. Aga kindlasti ikkagi jälgi seda ka, mis siin pakendil kirjas on, et milline on tema NPK vahekord ja sellega saad sa vältida üleväetamist, sellepärast et üleväetamine mõnikord isegi tõsisem ja natukene raskem parandada kui taimede alaväetamine. Mina viin oma kõrgekasvulised taimed nüüd kasvulavale tagasi oma õiget aega ootama, aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.